Täna tulin ma Õue stuudioga, et teha tunni aja jooksul üks poplugu või lihtsalt vaadata, kas tunni aja jooksul on võimalik teha poplugu. Ja see on tegelikult hästi tore, et ilm on ilus ja ma olen viimased 3 aastat töötanud sellises pimedas stuudios, istunud ühe koha peal. Sellepärast täna ma siia tooli ka ei toonud, sest ma tahan täna töötada püsti ja teha päikese all lugu. Ja niimoodi, et naabrimees purib oma aeda seal taustal. Aga täna ma proovin siis teha täiesti otsast peale lugu, ma ei ole mitte midagi ette valmistanud ja see ongi asja point. Et vaadata, kas ma suudan kirjutada tunni jooksul sõnad, mõelda välja idee laulul, harmoonia, teha produ, klahvid, kitarrid, kõik mis vaja. Tund aega paneme käima, vaatame, mis meil täna välja tuleb. Nii, läks käima. Kõigepealt valime loole tempo. See on esimene asi, millega ma tööle hakkaks ja kuna täna on ilus selline suvine ilm, siis võtame sellise suvise tempo. Selline troopiline house tavaliselt on kuskil 105 lööki minutis. Muidu, kui ma hakkan tavaliselt ideed välja mõtlema, panen metronomi käima. Tikk-takk, väga hea. Paneme mingi bassi siis, basstrummi siia alla. Siia ma olen päädi alla. Panen basstrummi, snare, clap, snap, hätid. Ja tegelikult ma räägin liiga palju, ma pean tegelikult lugu tegema. Nii, 58 minutit järgi, mitte midagi ei ole valmis. Tempo on valmis. Tundub, et täna tuleb selline house'i stiilis lugu. Ja kikk on igal löögil. See teeb siis sellest asjast house'i. Paneme nüüd soolotrummi paika. Nii, meil on beat on all, nüüd teeme harmoonia. Mulle meeldib kitarri peal lugusid kirjutada lihtsalt sellepärast, et kitarrimäng tuleb kuidagi paremini kui klaverimäng. Muidu ilmselt võib-olla teeks klaveri peal, oleks loogilisem, aga kitarr on kuidagi selline hingelähedane pill ja selle peale on mul lihtsam luua harmooniat. Okei, salvestame selle ära, sest aega on nii vähe jäänud. Paneme siia nüüd mingisuguse klaveri peale. Taust kogu aeg loopib. Ma lihtsalt jämmin siia peale ja kui ma tunnen, et nüüd tuli õige hetk või õige käik, siis kõik on juba salvestatud, et saab pärast üles otsida. Näeme klaveri tehtud ja tunnen, et rummid all lihtsalt on liiga valjud ja ma ei ole veel kogu asjale pannud limiteri peale, ehk see on selline nagu värav, millest enam helid valjemaks ei lähe, sest kui ma laseksin kõigil helidel minna nagu maksimaalselt valjuks, siis lihtsalt läheb ragisema, et katsume selle limiteri ka siia peale panna. Siis teeme sellise sündiga nagu Seerum, see on mu lemmiksünt, see on lihtsalt nii hea. See on nagu, mul ei ole sõnu, see on nii hea sünt. Ma tean, mis soundi ma umbes tahan. Sama sound, mida ma kasutasin Templi loos, ma kasutan selle päris tihti. See on üks preset siit Seerumist, mida ma olen veits tweakinud, et oleks selline mõnus bass. Nimetamine võtab nii palju aega, organiseerimine. Aga see on hästi oluline, et projekti lõpus ma ei saa muidu pärast mitte midagi aru, kui mul ei ole kirjas, et see on bass.
kõlab hästi, aga natuke liiga vaikne on. Ei kuule praegu, mis ma teen. Paneme juurde. Nii palav on. Nii palav on, ma ei saa. Mikker kukkus! Ei, see ei ole hea, kui mikker kukub. Oi, see kõlab halvasti. Mis asi see oli? Samas nagu mingisugused vanakooli soundid on nagu täitsa popid tänapäeval. Võtame selle ikka. Vaatame, mis saab, kui me selle võtame. Nüüd on aeg mõelda sõnu ja viisi. Ja mul ei ole paberit. Miks ma ei mõelnud ennem selle peale? Ei hullu. Notepad päästab päeva. Panen lihtsalt luupima selle tausta, ma hakkan mõtlema. Mis riimub sõnaga kuumus? Kuumus. Suurus. Hei, 27 minutit on jäänud meil. See on nii raske. Tegelikult ei ole. Ei ole. Ma saan hakkama. Keset sessiooni hakkab mingi värk pihta. Rikub meie loo ära. Ma ei mäleta sõnu enam. Ma ei mäleta sõnu. Ongi. Okei, nüüd on palju materjali, mida on vaja läbi vaadata. Aga see viimane variant, mida ma salvestasin, see oli päris hea. Okei, nüüd kiire arranžeering. Meil on vaja refrääni. Meil on vaja salmi. 4,5 minutit. Okei, meil oli kuskil salm ka. Siin need asjad all. Läbi. Aeg on läbi. Okei. Tund aega on läbi ja laul on tehtud. Ja ei tulnudki midagi ägedat. Ise arvasin, et tunni aega saab äkki midagi rohkemat tehtud. Võib-olla lihtsalt harjutamise asi ja lihtsalt skilli on vähe või ma ei tea. Aga midagi tuli. Mingi väga minimaalne idee tõesti nagu selles mõttes sõnu ei ole põhimõtteliselt. Aga väga lahe eksperiment. Ma arvan, et ma teen kunagi jälle, sest tunni aega teha lugu ikka nagu minu jaoks on veits too much nagu. Et seda on hea teada, peab ikka rohkem aega võtma. Aga siin ta on. Paneme play. Paika põletab nii palavalt ja kõik on kuum, 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 kuum. Sa oled lähedal, kuid see ei päästa, kõik on kuum, 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 kuum. Ükskõik